Meil oli siis, tahtsime leida lainet, mis saab levida lainejuhis ja lainejuht on siis selline asi, mis on nagu metalljuhtivad seinad, mis sunnib elektrivälja tangentsiaalkomponendi seina peal nulliks minema. Ja tegelikult, mis meil siin küll jäi tegemata, aga meil on siis iga välja komponendi jaoks me saame selle enam-vähem ühe ja sama võrrand ehk Laplacian peab olema Laplacian peab olema seotud meil selle Laplace'i võrrand. Ma ei hakka seda praegu välja kirjutama. Otsime lahendit sellise olukorra jaoks, kus meil on kandiliste seintega toru ja sellisel juhul me saame konstrueerida laine siis erinevatest superpositsioonidest. Üks laine, mis levib üles nurgal, teine, mis levib alla nurgal, paneme nad kaks kokku ja me saame ristlõikese seisulaine. See on meil järgmise ekraani peal, kuidas see matemaatika sellisel välja tuleb. Nüüd, mida me vaatame, et kui me neid niimoodi kokku liidame, siis sellisel juhul meil paratamatult tekib kas elektriväljale selle lainejuhi komponent või tekib meil kas magnetväljale või elektriväljale. Emmale kummale, aga vähemasti üks peab olema neist nullist erinev. Ja vastavalt selle kumb on nullist erinev, nimetatakse neid E-laineteks või B-laineteks. Ja kui meil on tegemist E-lainega, siis sellisel juhul on meil lihtne tingimus, elektriväli peab olema siin serva peal null. Kui meil on tegemist B-lainega, siis kui me vaatleme seda seost siin ja võtame sellele Maxwelli võrrandile, eks ole, rootor B on üks jagada ruuduga E jagada DT-ga, aga DE jagada DT-ga on siis nagu I oomega korrutamine. Kui me võtame selle lainejuhi sihilise komponendi, siis me näeme, et paremal pool peab minema seina peal nulliks, vasakpool peab ka minema nulliks. Järelikult selle B-tuletis, B-laine, temal on selle lainejuhi sihiline komponent. B-l on praegu meil lainejuhi sihiline komponent, selline komponent olemas. Tema tuletis ristsihis peab olema null, just kui tal ei oleks null, siis ta tekitaks meile siia selle sihilise elektrivälja komponendi, siis tal tekiks selle sihiline elektrivälja komponent. Kui tema tuletis väli, mis on selle sihiline, kui ta seda pidi sõltuks, siis tal tekiks rootor, mis on selles suunas, eks ole, aga see peab olema null. Nii et selle tõttu tema B-lainel peab olema tuletis seina peal null. G-lainel peab olema ta ise null, B-l peab olema tuletis null. Ja siin on sõlm, siin on pais seina peal. No ma ei tea, on enam-vähem OK. Aga see oli terve see pikk jutt, mille peame väga pikalt istume, tegelikult sõnum on suhteliselt lihtne. Sõltuvalt laine tüübist, kas D-laine või B-laine, kas meil on sõlm või meil on pais. Nüüd see kumb neist on, see määrab ära ka millised sagedused meil saavad tekkida. Sest et kui me võtame nüüd näiteks, kui meil on selline tasandiline lainejuht, siis sellisel juhul meil, kui E-lainel peab olema igal juhul pais siin seina peal, B-lainel tuletis peab olema, meil tekib selline laine, mis saab levida kui tervik. Üsnaga lihtsalt puhtalt sellest lainejuhi sihist, tal ei peagi olema nagu seisulainet, me ei peagi enam tekitama. Ja kui me nüüd kirjutame selle seisulaine tingimuse ühel või teisel juhul välja, siis me saame selle seose siin ka Y on täisarv korda pi jagada selle lainejuhi paksusega. Saime sellise valemi siin faasi kiiruse jaoks. Enne kui me seda hakkame analüüsima, siin on väike probleem, eks ole. Teeme selle läbi ka, mis juhtub siis, kui meil on selline ristkülik kujuline. See on nagu
ei ole väga, slab-wave ei ole väga selline võib-olla palju kasutust all, aga küll aga on selliseid lainejuhte sellise ristlõikega päris palju kasutuses. Nüüd ei taha mul. Nüüd sellisel juhul, kui meil on siin Y ja siin on meil Z, sellisel juhul meil, kui meil on E-laine, meil on mõõtmed A ja B. E-laine puhul on meil siis samamoodi, nagu meil enne väga sarnaselt, eks ole, meil peab olema sedapidi peab olema meil pool laine pikkust ja sedapidi peab olema pool laine pikkust. Ehk teisisõnu meil KZ korda selle kihivaksus B peab olema võrdne meil täisarv korda pi, siis on pool laine pikkusi. Täisarv pool laine pikkusi. Ja Y suunas võib olema KY korda A peab olema N korda pi. Ehk siis me saame KZ on võrdne NI jagada B-ga ja KY on võrdne NI jagada A-ga. Ehk siis KX ruut on võrdne omega ruut jagada C ruuduga miinus nende ruutude summa. Ehk pi ruut, N ruut, need on muide erinevad täisarvud. Kui üks on N ja teine on M, nii et meil ei pea olema sama arv täisarv mõlemad sihis. Aga need mõlemad peavad olema suuremad kui 0 ehk N ja M on suuremad võrdne kui 1. Miinus pi ruut korda N ruut jagada B ruuduga pluss M ruut jagada A ruuduga. Ja see on nüüd meil E-laine. Kui on B-laine, siis millised variandid meil nüüd on? Meil võib olla tuletis 0. Nüüd on meil see variant, et meil on tegelikult, nagu me siin joonistame praegu need sama väärtusjooned, eks ole, siin ristlõikest, mingi teise ristlõike, siis kus see laine amplitud on samasugune, tekivad sellised nagu elliptised pinnad, eks ole, pinna pealt on serva peale ristlõike servast, ta läheb 0, sest me räägime praegu elektrivälja laine füüsilisest komponendist, ta minema 0 serva peal, ehk see kontuurjooned, kus elektrivälja lainejuhi sihiline komponent EX on 0, nad on siis äärmine 0 joon on selline kandiline, järgmised on sellised kergelt elliptilised juba sees. Ja kui me räägime B-lainest, siis tema peab olema tuletis 0. Ja siin tekib midagi niisugust. Et siin on meil profiil selline. Aga siin näiteks võib olla ka selles sihis, võib ta olla kas sellisel juhul ka konstantne või võib minna samamoodi läbi selle nulljoone või sellist. Nii et siin siiski seda varianti on mõlemad konstantsed on, seda meil ei ole selle tõttu, et mõlemad oleks konstantsed, BX ja BY ja BZ, mõlemad on konstantsed, see tähendaks seda, et meeldu, kuidas me ta kokku panime, eks ole, me panime ta niimoodi kokku, et meil on erinevates suundas leevivad lained, et kui meil ühe pinna jaoks meil see B tuleb niimoodi, et need kaks erinevat lainet annavad risti selle pinnaga, siis teise pinna jaoks nad ei anna seda. Ütleme niimoodi, et kui meil oleks
see, kus px ja dy on konstantsed, see oleks meil sisuliselt tasalaine, mis leviks, aga kui tasalaine levib, siis sellisel juhul tasalainel on elektriväli ja risti magnetväli, aga siis tekiks ikkagi meil elektriväli peaks olema meil selleks, et elektriväli oleks 0 pinna peal, siis peab olema konstantselt 0. B-väli on üle terve tasandi konstantne, siis ka E-väli on üle terve konstantne. Ja kui E-väli on konstantne, siis tal tekib pinna peale komponent. No ühesõnaga, meil on B-laine jaoks on meil ka tasalaine, aga meil on siis variandid, et meil ühes suunas on meil ma joonistan siin ka samamoodi samaväärtusjooned, et meil tekivad siis sellised variandid, et meil on samaväärtusjooned lähevad niimoodi. See on see, kus tal meil läheb nagu kõrvalt vaadates meil on selline profiil, seda ruumiliselt ma hästi ei oska nüüd joonistada. Kui me teeme praegu siia, see on meil nüüd laine levimise suund X ja siin on meil kuidas sõltub Bx sõltub koordinaadist. Ehk see on Bx ja siin ta läheb sedasi, siin ta läheb sedasi ja siin ta hakkab allapoole minema, siit ta läheb ka allapoole minema. Nii et kui ma joonistan jooned Bx on valge konstant, siis ma saan sellise jooned. Nad on kõik sinna seda Y suunas on konstantsed. Nad tulevad sedasi. Aga siin servas on tulevikus 0, nii et samaväärtuste joonte vahel on siin on ta hõredam, keskel läheb suuremaks ja siin läheb üle tulevikus läheb 0. Sama intervalliga tõmban konstantselt Bx jooned. Siin on tulevikus 0, sest meil peab olema sõlm selle seina peal. Siin peab olema 0 tulevikus. Siin samaväärtusjoonte vahel läheb ka suureks. On enam aru saada see 3D joonis. Selle B-laines, laine juhi läbi suunaline komponent. Tema jaoks on praegu joonistatud need väärtused. Kõige madalam, kõige suurem laine pikkus, kõige madalam sagedus on sellisel lainel, mille samaväärtusjooned lähevad niimoodi nagu siin joonisel. Aga järgmistel tekivad juba sõlmed meil mõlemad pidi mõlema seina peal. Nii et siin tekivad meil tingimused, et ka mingis muidu täpselt samasugune ainult, kui siin meil mõlemad peavad olema 0-st erinevad, siis siin üks nendest võib olla 0. Ehk ka see, et B on võrdne N-I jagada B-ga, ka Y on ka Z on võrdne N-pi jagada B-ga, ka Y on võrdne M-pi jagada A-ga, aga selle tingimuse asemel seal on nüüd meil N plus M on moodulitse kõrvale. N plus M on meil suurem võrdne kui 1. Ehk siis on 1 neist võib olla 0. Ja see valem peab iseenesest kehtima just selle sama arvestusega, et kui on E-laine, siis nad mõlemad peavad olema 0-st erinevad, aga siin B-laine jaoks 1 võib olla 0. Ja järelikult me saame siis selle sama asja, mis teise lehe peal oli, uuesti välja kirjutada. B faasi kiirus on omega jagada KX-iga. Aga nüüd erinevalt sellest, siin oli meil nüüd, kui meil just läheb tasandile laine, siis oli ainult selle lainejuhi kihi paksus ja siis nüüd tekivad meil siin nende ruutude summad, eks ole. Kui siin on N ruut jagada D ruuduga, siis seal on N ruut jagada A ruuduga pluss M ruut jagada B ruuduga. Nii et katsume selle enam meelde, et uuesti ümber kirjutada. Omega jagada K-ga. Eks on meil faasi kiirus. Võrdne C
jagada ruutjuur 1 miinus pi ruut jagada omega ruuduga ja vaatame pikerdame natukene omega ruut, et see ruut läheb lugejasse, pi ruut, see ruut jagada omega ruuduga ja tuleb meil n ruut jagada a ruuduga pluss m ruut jagada b ruuduga. Midagi sellist. On nüüd õige või? Kontrollime. N pi c omega d. N pi c omega ja vahekaugus. Niisugune kena avalt. Ja oleme ikka selle juurde, et üks asi kõigepealt me oleme tähele, et see nimetaja peab olema ikkagi reaalne, eks ole, see omega ei jagada ka-ga, me tahame, et see oleks reaalarv. Nii et me tahaksime, et see asi siin on suurem kui 0. Ehk meil on tingimus pi ruut tingimus omega jaoks. Omega ruut. Omega ruut peab olema nüüd suurem või võrdne kui see asi siin ilma omegata. Pi ruut, see ruut korda n ruut jagada a ruuduga pluss m ruut jagada b ruuduga. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui meil on selline lainejuht ja me üritame sinna mingit lainet sisse ajada, siis see laine saab sinna lainejuhti sisse minna ainult siis, kui sagedus on piisavalt suur. Ehk see vasak pool siin määrab meil ära, oma paksus määrab ära selle. Et kõige madalam sagedus, mis sisse läheb, omega 0 ruut võrdne. Ja teeme sellele nii väikseks, kui saab. Me tahame võimalikult väikest paremat poolt saada, et võimalikult väikest sagedust sinna sisse saada. Et me võtame B-laine, üks neist on 0 ja oletame, et näiteks A on suurem kui B. A on suurem kui B. Siis A-ga on meil väiksem, eks ole. A-ga liideta annab meile väiksema. Järelt me saame, et see on pi ruut. See ruut jagada A ruuduga, N on 1. Ehk sellest sagedusest omega 0 võrdne pi c jagada A-ga. Sellest sagedusest väiksem sagedus sinna lainejuhti sisse ei lähe. Aga suuremad sagedused lähevad ja neil on niisugune faasikiirus. Ja nüüd on ikkagi natuke muret tekitav see, et meil on praegu see faasikiirus suurem kui valguskiirus. Mis sellega teeme? Arto, mis sa arvad? Kas see on okka? Karl, kas see on okka, et meil faasikiirus on suurem kui see? Ma tahaks öelda, et jaa. Ja, aga mis siin takistab? Ei takista miski, lihtsalt sest et faas ei ole ju midagi füüsilist, nii et see ei ole miski, mis nagu peaks olema väiksem kui või liikuma kiirusega, mis on väiksem kui valguskiirus. Mis on teisi arvata sellest, mida praegu Karl ütleb? Kas käsi, kes on Karliga nõus? Enam-vähem. No niimoodi ongi, jah, üsnaga faas on tegelikult mis ei tohi liikuda valguskiirust kiiremini, on energia ja informatsioon. Ja nüüd võib-olla mingid pidi olete harjunud, et kui laine läbib, siis faas ongi, see laine harja kiirus ongi laine kiirus, eks ole. Aga ta tegelikult seda tingimata ei ole. Ehk siis see, et faasi kiirus on suurem valguskiirust iseenesest toob ka, nii nagu klassikaline näide on, et kui te nii-öelda päikesenku ehk peegliga seina peale ja pöörate seda, see võib liikuda küll valgusest kiiremini. Selle tõttu, et see ei ole informatsioon, meie siin kontrollime seda ja suuname. Ja see ei ole ka energia, mis liigub seina peale, eks ole, see valguse laik, kui me peeglit keerame.
Samamoodi siin see faas ei ole miski, mis nagu kuidagi saaks informatsiooni või energiat edasi kanda. Nii et see võib olla valguskiirust suurem, aga mis ei tohi olla suurem, on rühmakiirus. Nüüd, mis asi on rühmakiirus? Teeme nüüd veel, täna on kuidagi selline matemaatikaline päev suhteliselt olnud ja üldiselt majad on praegu tulevadki vahepeal natuke rohkem sellised matemaatikalised päevad selle tõttu, et mõned rohkem, mõned vähem. Selle tõttu, et meil need harjutused, aga mis ei oleks tegelikult elektrodünaamika üldiselt on, ma arvan, et termodünaamika on parem selle koha peal, et seal on natuke vähem matemaatika. Nii, et kui meil on selline sõltuvus omega on funktsioon K-st. Teeme väikese harjutuse ja vaatame, kuidas laine leeb. Kas selle vastusest plusspunkti anda? Annan küll. Ja muidugi ma annan. Ma tahtsin anda, aga ma ei tea, mis. Üldiselt ma sageli harjutus tuleb lõpuks meelde, või mingil hetkel, aga mida rutem seda parem. Loomulikult sellesse. Nii, omega on võrdne funktsioon K-st ja tahame teada, kuidas levib laine. Meil on siis omega ja faasi kiiruseks. Aga meie laine, kui meil on näiteks F, alguses on ta meil siis, oletame, meie laine on selline. Näiteks elektriväll, mis iganes, F olgu meil näiteks elektrivälja mingi komponent. Tema X-ist sõltuvus on selline, et ta on sinusoid, sinus KX, aga see on moduleeritud, ta on nagu kõdu vähispind, mingisugune G korda X. Ehk ta näeb välja midagi sellist. Siin on mähispind ja siin on niisugune. Ja võib-olla koosinus on parem, sellepärast, et me võtame reaalosa, siis koosinus. Ehk siis me võtame, see on selle asemel, me võtame E astmes IKX korda GX. Aga me eeldame, G on praegu meil selline sujuv profiil, hulga väiksema laine pikkusega kui see laine vektor K. Ehk see on meil laine pikkus lambda, see L on meil hulga suurem kui lambda. Ja mis me nüüd teeme on see, et me jagame selle G Fourier summaks. G on meil võrdne integraal. G ja tähistame selle komponenti rõhu kappaga. G kappa korda E astmes I kappa X D kappa. Ja seega me avaldis siin omandab kuju, see on võrdne integraal E astmes I K pluss kappa X G kappa. D kappa. Mis nüüd juhtus on see, et me jagasime, meil on Fourier komponendid ja kui see siin praegu, tegelikult laine ei olnud E astmes IKX, aga see siin on meil puhas Fourier komponent, puhas sinusoid. Ehk me teame, kuidas selline komponent liigub edasi ajast. Tema liigub vastavalt sellele dispersiooni seosele, mis meil on. Ehk selle omega, mis vastab sellele K-le. Ja see nüüd oli alghetkel, näiteks T võrdub 0. On selline. Aga üldjuhul me peame siia panema omega ka juurde, nii et nüüd F XT-st. Ja iga komponent areneb siis vastavalt sellele omega sõltuvusele. Ehk see on meil võrdne integraal E astmes I, aga nüüd meil tähistame selle K'-iga, K'. K'. E I K'.
mis on võrdes K pluss kappa tegelikult peame meeles. E-astmes K prim korda X, aga meil üldiselt sõltuvus on, eks ole, KX miinus omega T, nii et siin tuleb miinus omega T. Aga see omega sõltub meil K-st, me peame täpsustama millise K juures. Ja ka lainevektor on K prim, nii et omega punktis K prim korda T. Selline sõltuvus tekib meil. Ja loomulikult see tuleb ka G kappa ja T kappa. Nüüd tegelikult me tahame ikkagi minna kappa juurde tagasi, ma vahepeal tõin selle K primi siia sisse. Aga nii et meil on tegelikult vaja sellist asja nagu omega punktis K prim. Omega punktis K prim, ehk teisisõnu omega punktis K pluss kappa. Me kasutame siin Taylori rida ja ütleme, et see on siis ligikaudu võrdne. Aga mille pärast me saame Taylori rida kasutada, on just see, et suur L on meil hulga suurem kui lambda. Ehk teisisõnu, see kappade vahemik on hulga väiksem kui K. Ehk kui me võtame selle GK, selline graafik, GK, ja siin on meil K, siis see on meil mingi selline kitsas maksimum ja selle laiust on ligikaudu 1 jagada L-iga. See on nagu kvantmehaanikas, teate määramatuse printsiipi. Mis teil on määramatuse printsiibis kvantmehaanikas räägitud? Muteeruvad, siis saab samal ajal määrata või mitte, siis ei saa ja siis on see, et määramatus. No aga mida ei saa kommenteerida? Üks näide, mida ei saa kommenteerida. Impulss ja koordinaat oli seal. Impulss ja koordinaat. Nii et impulss ja koordinaat terminus, kuidas selle määramatuse printsiip päriselt kirja pannakse? Määramatus korda impulsi määramatus on suurem võrdne kui Plancki konstant jagatud 2. Jah. P, kuidas me seda tähistame, delta P korda delta X suurem on võrdne kui Plancki konstant, milline konstant siin huvitav, need on A kriipsuga või H? Kriipsuga. A kriipsuga ja jagada 2. Nii, nüüd, et ma jälle ei unustaks, siis jälle vaatad üksteisele otsa ja siis B on meil tegelikult, see on meil võrdne A kriips korda K, on nii. Et sellisel juhul me saame delta K, delta X on suurem võrdne kui 1,2. On huvitav või? Nii et huvitav on see, et Plancki konstant kadus ära, nii et tegelikult see määramatuse printsiip ei ole mitte tingimata niisugune kvantmehaanikaline asi, vaid tegelikult on matemaatiline asi. Ja ehk siis teisisõnu, kui te jagate mingisuguse laine Fourier spektriks, nagu siin ma tegin, eks ole, GX ma jagasin Fourier spektriks, siis K vastab impulsile, eks ole, ta H kriipsuga erineb. Ehk see siin ongi parasjagu meil praegu impulsi määramatus, selle laius. Ja koordinaadi määramatus on see L siin, eks ole. Ja nüüd see määramatuse printsiip annab meile siin praegu, et L korda delta K peab olema meil suurem või võrdne kui 1/2 ehk meil selle delta K on meil suurem või võrdne kui 1 jagada 2L-iga.
No mina praegu kirjutasin siia 1 jagada L-iga, eks ole. No 1 jagada L-iga on suurem kui 1 jagada 2 L-iga. Nüüd samas siin on suurem võrdne, aga mina lihtsalt kirjutasin võrdne, mis nüüd sellega on. Noh, tegelikult suurem võrdne, kui palju ta täpselt on suurem, sellest see sõltub profiilist. Ja võib küsida ka, millal ta on võrdne 1 kahendikuga. Ja vastus on, et 1 kahendikuga on võrdne siis, kui meil on Gaussi profiil. Kui see on Gaussi profiil, siis ta ongi täpselt 1 kahendik. Ja kui ta on midagi Gaussi profiili sarnast, siis ta on ka väga lähedal selle 1 kahendikul on 1 või mis iganes. Nii et kui teil on selline sujuv profiil, siis te saate hinnata selle Fourier spektri laiust, kui selle füüsikalise ruumi laiuse pöördväärtust. Kui siin on laius 1 jagada L, siis siin ta on 1 jagada L-iga. Nii et see Fourier spekter, kui te selle G siin mähist pinna jagate, siis ta ongi parasjagu selle profiili laius. Ja nüüd kuivõrd me eeldasime, et see 1 jagada L on hulga suurem kui lambda, siis 1 jagada L-iga see peab olema hulga väiksem kui see K, millest me räägime. Nii et K siin, omega mõtleme punktis K on hulga suurem kui kappa. Siin on meil K on hulga suurem kui kappa. Ja tänu sellele me saame selle spektriks jagada, selle Taylori rida kasutada. Et see karakteerne laius on, kui me omega K spektrit võtame, see on omega K, võib näha välja midagi, mis iganes. Omega K, no võtame näiteks sügavale lained, seal läheb, omega läheb ruutjuurena, 1 jagada ruutjuurega K-st. Ehk siis seal läheb midagi sellist. Näiteks ruutjuur G jagada K-ga. Sügavale lained. Ja nüüd meil on mingisugune K ja meil on mingi väike vahemik. See on loomulikult see väikse vahemik, me saame lineariseerida seda. Ehk me asendame selle täpse sõltuvuse teile reaga, ehk saame võtta omega punktis K pluss D omega jagada D K-ga korda kappa. Ja me ignoreerime neid järgmisi liikmeid, sest et me eeldame, et see mähispind on hästi lai ja selle tõttu see laine vektorite vahemik on hästi kitsas. Ja nüüd järelikult me saame sellega edasi minna. See on võrdne. Integraal E astmes I Kx pluss kappa X korda D miinus omega kohal K miinus D omega jagada D K-ga korda kappa ja kõik korrutud D-ga. Ja D kappa ja D kappa. Ja läheme edasi sellega. Nii, mis siin teha annab? Me integreerime kappa järgi. Me eraldaksime need, kus kappa sees istub. Kappa istub meil siin ja siin. Eraldame need. Ja need, kus kappat ei istu, neetame välja, sest meil integreerime kappa järgi. Nii et see on võrdne E astmes I Kx miinus omega K T ja miinus
ja edasi tuleb see integraalkappa järgi meil. Edasi tuleb integraalkappa järgi. Integraal e-astmes i kappa x miinus ühed sulud veel miinus ja seda nimetatakse siin rühma kiiruseks, see on e-rühma. See miinus b-rühma korda kappa. Aga kappa saab sulgu ette tuua ju siin. Teeme niimoodi selle kohe ära. I korda kappa korda x miinus v-rühma. Tuleb sulgud ette. Siin on x ja siin on d omega jagada d-ga, mis on v-rühma korda d. Ja d-kappa. Nüüd, mis asi see siin on? See on, puud on G-kappa. G-kappa. Mis asi see siin meil on? Kas keegi oskab öelda? Teile ka võimalus. Veel kord plusspunkt teemine. Veel nii loomuse otsin teile mingi viiperes on selle väga militamise. Tuleb kellegi või tuleb? Kas see Fourier ei ole? Jah. Fourier. Ja, aga mis seal tulemus on? Kas kõik oskab öelda, mis see integraal annab? Selles oli küsimus. Küsimus oli, mis annab see integraal? Mida keegi peaks teile öelda või? Küsimus, mis asi oli see? Oli see siin, ole. Aga mis on see? Gx miinus VRT siis on. Ja Gx miinus, täpselt nii. See on võrdne. Ja E-valma panevuspunktid ei pea praegu veel kohe ütlema, kui ma oskan siis öelda.
korda T ja korda G X miinus B rühma korda T. Ja niimoodi on. Ehk siis vaatame siin nüüd otsa, mis on. See annab meile faasi. Ja see moduleerib, aga see on nii nagu meil enne oli, eks ole selline, nii nagu meil oli enne selline mähiseon, eks ole, see siin, see tegu siin annab meile selle ja see annab meile mähiseone. Aga nüüd mähiseon liigub meil kiirusega VRT, eks ole, see on nagu kaasaliikuvas, kui me läheksime süsteemi, see koordinaadis, mis liigub kiirusega VR, siis seal oleks see paigal. Ehk see mähiseon liigub kiirusega VR. Aga peale selle on meil veel faas. Ja siin on see faas E-astme siin phi. E-astme siin phi. I on võrdne konstant. Endiselt me saame, et X on võrdne omega jagada K. Või X phi on võrdne nulliga. Kui me nõuame, et phi on võrdne nulliga, vaatame, kuhu liigub punkt phi on võrdne nulliga, siis me saame K X on võrdne omega T. Ja siin on mul selle panin natuke valesti. Siin ei ole, sulud lähevad siit. K X on võrdne omega T ehk saame, et B faas on võrdne X jagada T-ga, on võrdne omega jagada K-ga. Faasikiirus on omega jagada K-ga, rühmakiirus VR on võrdne T omega jagada TK-ga. Ehk kui omega ongi mingi konstant korda K, nagu valgusvaakumis, siis on nad kõik üks ja sama. Ehk siis algne laine pakett liigub täpselt nagu tervik, need lained siin sees ja laine mähiseon liigub kõik ühtemoodi, sest sellisel juhul rühmakiirus võrdub faasikiirusega. Kui meil on dispersioon, siis see niimoodi ei ole, siis nad liiguvad erineva kiirusega. Ja nüüd, kes ei ole veel sinna taha vaadanud, siis seal on ka selline väikene demo, kuidas ta siis sellisel välja näeb. Praegu, kui te vaatate, siis seal on niimoodi, et see mähiseon liigub vasakult paremale, aga nullpunktid liiguvad vastupidi, paremalt vasakul, eks ole. Kui te näiteks võtate pilguga, üritate fikseerida punkti, kus joon läheb läbi nulli, siis see liigub paremalt vasakul, eks ole. Aga selle suur mähiseone maksimid liiguvad vastupidi. No ja üleval on meil natuke teine olukord, selline. Nii. Mis me selle teadmisega peale hakkame? Kõigepealt esimene küsimus. Optikas võete murdumisseadust, eks ole? Keegi mäletab ka veel või? Snelli seaduseks nimetatakse seda. Aga Ardol oli optikas pikker. Ja mis see ütleb? Nurkade siinuste jagatisande kiiruste nii-öelda. Kiiruste suhe on siinuste suhe. Ja nüüd küsimus, milliste kiiruste? Me teame, et meil on tegelikult erinevad kiirused, rühmakiirus ja faasikiirus. Huvitav, kumba suhe seal on?
Jah, seal on mähispindade suhe. rühmakiiruste suhe arvad. Tema arvab, et see on rühmakiiruste suhe. Tõsta käsi, kes arvab, et see on õige. Keegi ei arva, Revo ise ka ei arva. Okei. Mis variant üle jääb? Rühmakiirust, faasikiirustuse. Õige vastus on faasikiirustusele. Nüüd, kust see välja tuleb, et on faasikiiruste suhe? Millest? No, me võime proovida ja mõelda. Teil oli selline asi nagu näiteks Huygensi printsiip, oli või? Kui meil on mingisugune, meil on mingi keskkond siin, eraldusjoon. Ja siin üks on meil ühel pool ja teine on meil teisel pool, teine ja teisel pool ja siin ta tuleb meil mingisugune laine sellises suunas, mis tähendab seda, et tema faasid on sellised. Ja nüüd me paneme mingil, idee on seal selline, et me paneme igasse sellest Huygensi printsiibi idee, et selle laine punkti me paneme nagu mõttelise allika, mis tekitab ka laine. Me paneme siia ja me paneme nüüd siia. Ja see tekitab meil mingisuguse sellise laine. Aga see levib meil nüüd ikkagi rühmakiirusega, eks ole, faasikiirusega, eks ole, laine eritus, lähiväli, eks ole, see toimub suurtel vahemaadel, kui me vaatame paketti, aga praegu me vaatame üksik laine. Nii et siia praegu me peame jälgima seda, kuidas faas levib. Nii et see siin on meil faasikiirus, V faas korda T. Ja nüüd samal ajahetkel siin tekib meil selline joon, sama, aga U-faas. Me lihtsalt teise tähega seda faasikiirust siin. U-faas korda. Ja nüüd uus laine on meil, kuidas me selle nüüd siis saame. Eks see laine me võime ka niimoodi võtta, et kui siin iga järgmisel ajavahemikel meil see laine siia tekitas, mähispind läheb siin natuke segaselt ütlesin, eks ole, vaatame ja mingit järgmist ajavahemikkel paneme siia, tekitame laine, siin tekib sinna ring ümber. Järgmisel hetkel paneme uue laine ja lõpuks nüüd kui see laine on ajahetkel T siia jõudnud, me paneme sellele pinname laine ja see tekitab hästi lühikese laine siin. Et sellisel juhul tuleb meil see Huygensi Snelli seadus välja või ei tule. Ringid peaks natuke erineva suurusega. Jaa, ringid erineva suurusega, absoluutselt. Ringid erineva suurusega. Äkki see joonis on natukene halb. Uule ringis kiirus suuremaks. Ja me võime U teha suuremaks. Ja U suuremaks. Me peame ta kaugemale. Ja siin on meil puutepunkt. Siin on puutepunkt ja siin on puutepunkt. Niisugune skeem. Ehk
siin on meil selle nurga kas joonis oli ikkagi õige. Me peaks natuke hoolikamad olema, selle praegu kuidagi sai lihtsalt natukene lohakalt need ringid tõmmatud ja Huygensi pinnale paigutud neid allikaid. Teeme natuke teise jooni. Joon, siin on meil need laine, mis langeb. Me teeme niimoodi, et me üritame pigem siin vaadata laine pikkustele. Et kui siia peale tuleb laine, no olgu see näiteks laineari ja see on ka laineari. Sellisel juhul see vahemaa siin on meil laine pikkus antud ühes keskkonnas. Ja nüüd peale murdumist ta läheb meil natuke teise suuna. Ehk siin on näiteks niimoodi. Ja nüüd ta läheb sinna suunas. See on meil lambda prim. Vahekavus. Teeme siia. Võib-olla siin see ehk liiga suure kald. Liiga niimoodi. Teeme ikkagi vahepealselt midagi sellist. Nüüd teeme siia ristsirge, eks ole. Siin on täisnurk. Ja siin on ka täisnurk. Siis sellisel juhul see on meil lambda prim. Kui laine levib, siis sagedus on igal pool üks ja sama. Kas see on selge, et kui laine murdub, siis sagedus on igal pool sama. Sellepärast, kui ta ei oleks, siis faasid kogu aeg läks paigast ära. Selle allikas saadab ühe sagedusega, me võtame vastu teise sagedusega. Nii et optiline vahemaa, kus allikas on näiteks siin ja me võtame vastu seda siin, siis samas ajavahemikus pika perioodi jaoks on selgelt, et sama palju neid perioode kätte saama, kui seal tekitakse, kui kõik kohale jõuab. Nii et sagedused mõlemal pool on sama. Nüüd, kui me siit seda joonist vaatame, see on lambda, see küljepikkus, see on lambda prim. Mis ütleb meile nurkade kohta, kus on nurgad meil siin üldse on? Langemisnurk on, see on selle laine langemisnurk, ehk pinnanormaaliga moodustav nurk on alfa. Ja see on pärast murdumist beeta. Ja kui see vahemaa siin praegu, selle lõigu pikkus on mingisugune A, siis lambda prim on võrdne see ei ole langemisnurk, see on 90 kraadi miinus langemisnurk. Langemisnurk on, mõõdetakse pinnanormaali vahel. See tuleb mul praegu koosimustes vahel, äge toit, raske aru saada. Okay. Sest lainefrondid. Lainefrondid? Sest kui võtta selle risti komponent, nagu lihtsalt ristine joon sinna lainefrondile, siis see alfa läheks ise normaaliga õiges kohas.
Ja aga kõik on õige. Miks me mõttes, et midagi on kõik on tegelikult väga hästi. Ei, joonis on kõik korras, kõik on korras. Ma ei tea kuidagi. Aga tähendab, see on, ma ütlesin, et alfa langebusnurk on ka, eks ole, see on lainefront. Laine ise langeb selle nurga. Laine suund. Laine leviku suund. Nüüd langemisnurk on meil leviku suuna ja pinna normaali vahel. Ehk alfa, see on langemisnurk, eks ole. See on ka see sama. Nad on vastastikku ristuvad nurgad, mingi selline teravali põhikoolis, eks ole. Et see nurk ja see nurk on võrdsed. Et alfa on langemisnurk enne murdumist ja beeta on pärast murdumist. Nüüd, kui meil lambda, kui see vahemaa on A, siis sellisel juhul lambda on võrdne, midagi on ikka joonisel kale, aga lambda on võrdne see vahemaa A korda sinus alfa. Ja vale on see, et alfa oli õige, aga beta oli mul valesti märgitud. Alfa oli õigesti märgitud, aga beta oli valesti. Sest et pärast murdumist on see on leviku suund, eks ole. See on lainefront ja see on leviku suund. Ehk siis leviku suund beta on meil see siin ja see siin. Ühesõnaga oli valesti, aga osaliselt valesti. Osa oli õige, osa oli vale. Nüüd on kõik õige. Lambda on võrdne sinus alfa korda A. See vahe. Sellest kolmnurgast siin. Lambda on A korda sinus alfa. Aga lambda prim on võrdne A korda sinus beta. Ehk siis lambda jagada lambda primiga. Lambda primi jagada lambda on võrdne sinus beta jagada sinus alfa. Aga V faas on võrdne omega jagada saada. On võrdne omega korda lambda jagada 2 piiga. Ehk siis teisisõnu lambdale suhe on V-de suhe, sest et omega on samad ja piid on samad. Nii et selle tõttu on ka võrdne V faasi prim jagada V faasi. Aga me näeme, et kuivõrd siin me praegu vaatlesime seda, meil läks mängu või käiku läks meil faasi kiirus, sest me räägime lainefrondist faasist, eks ole. Meil ei oleks mingit paketti praegu mängus. Selle tõttu meil selles Snelli seaduses osaleb faasi kiirus. Nüüd materjalist rääkides, eks ole, meil on kuidas see dispersioon üldiselt välja näeb, kas lilla valgus muutub rohkem kui valge valgus, kui roheline valgus ja punane valgus vähem. Millist dispersiooni riili? Kas riili see dispersioon? Reili dispersioon, mida näitleb, mis valest ta räägib? Mis see hajumist? Hajumist, ei räägi hajumisest. Näitleb, mis valest ta räägib? Ei, see on lihtsalt see, et sa neid hiljandas. Okei, teeme natuke teisiti. Vaatame parem seda valem, mis meil siin on. Nii et meie saime praegu siin, et meil faasi kiirus on meil suurem kui valguse kiirus. Ehk tegelikult selle terminites meil murdumisnäitaja on ühest väiksem, eks ole. Murdumisnäitaja N on meil seda pidi. N, V ja järelikult mitu korda on C-st väiksem. Ehk siis ta on C jagada V ja V faasi.
kui V-faasi on suurem kui C, siis mordumisnäitaja läheb ühest väiksemaks. Nüüd teisest küljest meil oli ka selline valem, kena valem, et C on 1 jagada ruutjuur epsilon 0, 0. Kui me võtame dielektrilise ja magnetilise materjali, siis siia tuleb veel lisaks epsilon ja müü. Nii et siis me saame, et sellest saame magneetilisest materjalist V-faasi, sest et see läheb meile sinna, miks pärast, võib-olla me natuke rohkem välja kirjutame seda asja, et meil oli selline võrrand D1 jagada C ruuduga D ruut, näiteks A jagada DT ruuduga pluss Laplacian A-st 0. Kui me asendame selle miinus omega ruuduga, selle miinus K ruuduga, saame miinus omega ruut jagada pluss omega ruut. Miinus plussi. Omega ruut jagada C ruuduga on võrdne K ruut, siit saame omega ja K suhte ehk omega jagada K-ga on võrdne C. Kui meil oleks siin epsilon ja müü ehk suhteliselt elektrilised ja magnetised läbitavused, siis sellisel juhul tuleks meile siia. Praegu see on epsilon 0, müü 0 tegelikult siin, aga siis me saaksime epsilon 0. Siis me saame, et see on meil epsilon 0, müü 0. Epsilon müü. Miinusmärgiga D ruut jagada CT ruuduga A pluss Laplacian A-st võrdne 0-ga. Siis on selline võrrand. Ehk teisisõnu omega jagada K-ga võrdne C jagatud ruutjuur epsilon korda müü suhteliselt läbitavuse. Ehk see faasikiirus, selle tõttu epsilon korda müü annab meile mordumisnäitaja. N on võrdne ruutjuur epsilon korda müü. Ja epsilon, me natuke rääkisime sellest ka eelmisel mestril, eks ole, et epsilon, vist sai mainitud, et epsilon tegelikult sõltub meil omegast, eks ole, nurksagedusest, sellest lainesagedust, mis meile peale või mis rakendatakse keskkonna. Näiteks, kui me räägime veest, nii epsilon on võrdne funktsioon omegast, müü on pigem harilikult võrdne 1-ga umbes. Ja põhiliselt ta tekib meil ruutjuur epsilonist. Ja nüüd, kui te mõtlete vee peale, siis veel, eks ole, kui on statsionaarne olukord, epsilon võrdne, kui palju? Kas keegi ei mäleta umbes, kui palju veel on? Suur, ta on igatahes väga suur. Okei, mingi 80. Ehk N peaks olema umbes 9. Aga kui palju meil on veel mordumisnäitaja? 1,33. Nii et see erineb üsna palju sellest ja tuleneb selle tõttu, et epsilon sõltub sagedusest ja madalatel sagedustel tõepoolest on 9. Ehk kui te lasete raadiolained, siis nende jaoks on meie mordumisnäitaja 9. Aga nähtavas valguses ta on 1,3. 1,33, nii et nagu te näete, seal on dispersioon päris tugev ja tegelikult on seal päris palju erinevaid neid, väga palju jõnksusid on selle materjali. Nii et kui me räägime näiteks, üritaks seda epsiloni siia kuidagi kirja panna, epsilon ja siin on sagedus omega. Me tegime, ükskord oli meil see resonantsi kõver, oli termodünaamika, kus oli vedru, mida võngutati sagedusega, ja me vaatasime, et kui palju suure amplituudiga võngub sõltuvalt sellest, millise sageduse peale anname.
Epsilon on tegelikult täpselt sama asi, et meil anname sageduse peale, meil on vedrud, molekulid, eks ole, on nagu massid vedrud, need võnguvad, mida suurema amplituudiga nad võnguvad, seda suuremaks epsilon läheb. Ehk tegelikult see epsilon hakkab meil kuidagi tulema, ta tuleb 80 juurest näiteks, no siis ta võib kuhugile sinna üles minna, nii resonants. Nüüd resonantsi juures amplituud tuleb väga suureks. Mida see tähendab, on eeskätt see, et toimub dissipatsioon, ehk see energia, mis peale tuleb, ta paneb hästi suure amplituudiga molekulid võnkuma ja see energia loob soojuseks. Mida see tähendab materjali jaoks, optika mõttes? Ei näe läbi, jaa, täiesti. No, Ardoale on veel juurde natukene. Ehk siis seal resonantsi läheduses ta ei paista läbi. Okay. Ja ta läheb sinna üles, siis tuleb jälle alla ja siis ta läheb jälle kusagil üles. Suurtel molekulidel on tegelikult hästi palju erinevaid võnku, mis me rääkisime, et seotud ostsillaatorid, erinevad võnkuise moodid ja nii edasi. Vesi on eriti keeruline, ta nagu kõik need molekulid on seal üksteise lähedal ja vastasmõjus. Gaasidega on natuke lihtsam see asi üldiselt. Kristallidega on ka keerulisem, need hästi palju erinevaid. Ja siis kusagil kõrgelt sagedusel, kus me juba kõikidest sagedust ülevale, siis ta läheb nagu enam-vähem universaalselt, hakkab alla minema sinna. Aga tegelikult juhtub selline asi, et ta läheb veel kusagil ka negatiivseks. Kusagil epsilon ka negatiivseks. Ma tegelikult praegu joonistasin natuke valesti selle asja. Mis ma ei saa siin nüüd? Enne ju sain, enam ei saa. Ma hakkasin nüüd siis on. Nii, et ta läheb meil üles baas, aga meil amplituud, mäletan seda, et resonantsi punktis meil amplituud tegelikult, see baas hakkab vastupidiseks minema, tegelikult tuleb kuskilt altpoolt hoopis üles. Mingid sellised. Ja kõrgedal sagedustada siis lõpuks lähebki enam-vähem hakkab ühele lähenema niimoodi altpoolt. Muutumus näitab sellisel ühest väiksem. Ja nüüd, kus me parasjagu siin oleme? Noh, kusagil midagi sellist, eks ole, harikult meil on niimoodi optilises, et meil muutumus näitaja tegelikult kasvab sagedusega. Ehk lilla valgus murdub rohkem kui roheline ja punane. Aga see on juba kaugel sellest 80-st, nii et tegelikult see on siin juba mingi 1,7 näiteks. See vee jaoks. Nii et need kõverad on väga keerulised, seal on üles ja alla minekuid ja kusagil on läbipaistvus aknad, kus on siis, me ühtlasi näeme, kus ei toimu dissipatsiooni oluliselt ja kuhu ma nüüd tahtsingi jõuda. Ma tahtsin sinna jõuda, et tegelikult kui me räägime nähtavast valgusest, siis sellisel juhul meil on nii omega ja ka takaga on meil suurem kui C. Ehk murdumisnäitaja on suurem kui 1. Me teame, et murdumisnäitaja on suurem kui 1 ja omega ja takaga on väiksem kui C. Näiteks nähtavas valguses üldiselt. Nähtavas valguses üldiselt on meil murdumisnäitaja ühest suurem. Ma nagu ise ei oska küll öelda ühtegi materjali, kus on ühest väiksem. Mis tähendab seda, et nähtavas valguses faasikiirus on kõikjal seest väiksem. Loomulikult relatiivsusteooria tõttu peab olema ka rühmakiirus ühe seest väiksem. Relatiivsusteooria ütleb seda meile. Nii et sellisel nähtava valguse jaoks meil on mõlemad seest väiksemad. Siin praegu meil tekkis selline olukord, kus meil rühmakiirus on
faasikiirus on meil seest suurem, aga ilmselt me loodame, et rühmakiirus on väiksem. Me vaadata ka, mis siis juhtub sellega. Sellest valemist, kui me võtame, kas me oskame siit leida ka selle rühmakiiruse. Ja see on tehtud, siis ehk enam-vähem on ka tänane päev läbi, aga mis me siis kirja paneme? Pigem me paneme selle kirja. Ja kuivõrd kopeerimisega mine tea, katsume selle siia samast kõrvale ära teha. Selle asja vaatama, selle väiksemaks, mis jäi siia. Nii, mis me siin teeme? Me võtame siin praegu diferentsiaali. Ehk me saame, et kui me sellest võtame diferentsiaali, saame 2kx dkx. Siit võtame diferentsiaali, saame 2 omega d omega jagada c ruuduga. Aga siit on diferentsiaal 0. Nii et siit me saame, et d omega jagada dk-ga on võrdne c ruut jagada c ruut ja siis tuleb kx jagada omega. Ja see on nüüd meil rühmakiirus ja faasikiirus, ehk siis me saame, et siin on küll väga halvasti, aga et V rühma on võrdne C ruut jagada V faasi. Aga see ei kehti mitte alati. Me just nägime, et nähtavas valguses on meil mõlemad, nad on meil C-st väiksemad, nii rühmakiirus kui faasikiirus. Me teame, et mordumisnäitaja läbivastude materjalide jaoks on ühest suurem ja me teame, et relatiivsusteooria tõttu peab ka rühmakiirus olema ühest C-st väiksem. Mõlemad on C-st väiksemad, see kindlasti ei kehti mitte alati, aga lainejuhi jaoks ta kehtib ja on veel mõned juhtumid, millest me näete ka natuke hiljem, kus see samamoodi kehtib. Nii et me võime praegu kohe välja kirjutada ka rühmakiiruse. Meie rühma võrdne lihtsalt selle pöördväärtus. C korda ruut juur 1 miinus pi ruut jagada omega ruuduga C ruut n ruut jagada ruuduga m ruut jagada b ruuduga. Nii et see on meil kenasti C-st väiksem, nii nagu peab. Nii, et päeva kokkulõte, mis me tegime, nägime, et meil on elektromagnetlained. Me nägime, kuidas seal nad üksteisega paiknevad. B on risti E-ga, mõlemad on risti laine vektoriga. Siis me nägime, et kuidas toimub asi lainejuhis. Lainejuht on siis esimene asi, mis meil tekitas dispersiooni, ehk selle, kuidas omega sõltub K-st. Siis me nägime, mis asi on rühmakiirus. Ehk siis kiirus, millega liigub lainepakett. Et see on siis omega tuletis K järgi. Rühmakiirus võib olla nii suurem kui väiksem faasikiirusest. Ma võin ühe väikse asja siia teha, kirjutada sellise asja. Nagu sügavvesi, see juba oli korra siin, sügavvesi. Omega on võrdne ruut juur G jagada K-ga. Aga nüüd kapillaarlained. Kapillaarlained. Seal on omega on meil pöördvõrdeline. Nüüd paneme võrdne mingisugune tegur, sigma korda, ma ei tea, kas numbriline tegur K tihedus korda mingisugune tegur A, eks ole, korda sigma ära. Seda võite pärast hiljem. Mingi tegur A, mis sõltub sigmast, mis sõltub tihedusest ja siis tuleb K laine vektorastmes miinus 3 kahendikku. Ja teeme nüüd sellise asja, et me võtame siit logaritmi. Ln omega on võrdne
siis mingi konstant miinus 1/2 logaritm K-st. Siit tuleb meil logaritm omega, on mingi konstant miinus 3/2 logaritm K-st. Nüüd võtame siit diferentsiaali, saame d omega jagada omegaga on võrdne miinus dk jagada k-ga. Siit saame, et d omega jagada omegaga on võrdne miinus 3/2 dk jagada k-ga. Siit me saame, et rühmakiirus v rühma on võrdne 1/2, see miinus ei loe meile siin. Rühmakiirus korda faasikiirus. Aga siit me saame, et v rühma d omega jagada dk-ga. V rühma on võrdne 3/2 v faasi. Nüüd juba siin me näeme, et sügavaveelained, nende rühmakiirus on pool faasikiirusest. Kapillaarlained, hästi lühikesed lained, mille pikkus on seal alla sentimeetri laine pikkus. Nende puhul on rühmakiirus suurem faasikiirusest. Nii et see kõik sõltub, milline on omega K-spekter, mida me tuleviku saame. Nii, nüüd ja me edasi teeme koduülesanne. Millist te tahate? Mis teemale? Sellele ma arvan, et ma ei anna teile. Tegelikult mul muidugi on selle teemale ka üks ülesanne. Kui tahate, ma võin sellele teemale anda ühe ülesande. See ülesanne on niisugune. Et meil on generaator. Aga sellest me tegelikult ei rääkinud. Me ei rääkinud koaksiaalsest lainejuhist. Me rääkisime harilikust sellisest tühjast lainejuhist. Okei, jätame selle järgmise. Nii et siis järgmine kord saate lainejuhi teema ja see koduülesanne ka. Just nii palju materjalides vist ei ole nende teemade peale ülesandeid. Üldiselt meil on nagu kontrolltöösse lähevad teile need 4 tüüpi, eks ole. Need on need, mida üldiselt soovitakse teile praegu harjutada. Nii et minu pakkumine on see, et me võtame mingile teema divergents, rotor, gradient, siis mingi adiabaatiline variant, mingid sellised kordusülesanded. Ma mõtlen, kas materjalides mingid juba valmis ülesandeid ei ole? Võimalik, et on. Aga, ja ma arvan, et on tegelikult. Aga täna ei võta? Mida? Aga täna ei võta sealt? Meil oleks vaja midagi teile konkreetselt. Me võib ju vaadata, mida või noh, ma ei tea. Võtke lahti ja vaatame, kas me saame sealt midagi, mingi numbri võtta, mis on. Ma arvan, et üldiselt need, mis seal on, me oleme juba läbi teinud. Elektriahelate peale. Ma arvan, et me oleme need läbi teinud. Ja pigem ma küsiksin, mis teema peale tahate? Kas te tahate divergents, rotor, gradient, tahate adiabaatilist varianti, tahate te vektorpotentsiaali või tahate vaheldu voolu või noh, tegelikult 2 koduülesanded, nii et 2 tükki 4 valida. Vektorpotentsiaali peale. Vektorpotentsiaali peale. Nii, kõik on sellega nõus. Vektorpotentsiaali peale. Ja nad on kõik suhteliselt sarnased. Millised me oleme teinud? Kas see, kus meil oli ringikujuline olukord, eks ole, kus meil oli mis meil seal oli? Seal oli, mis kujul see oli? Et meil päris saab samasugust ei võtta. Mida? Siinus oli, eks ole, siinus kaitse. Nii, aga teeme sellise profiili, et meil on natuke
V on võrdne V0 korda 1 miinus R jagada R-iga. Ehk kui kaugelt kesktõlist on 0, siis ta annab meile V0 ja ta läheb sujuvalt 0-iks. Kui R on väiksem kui R ja V on võrdne 0, kui R on suurem kui R. Niisugune magnetväli. Ja siis on vaja leida nii nagu ikka kõigepealt, et A vist. Nii, milline suurus on jääv? Jääb peale energia loomulikult, energia on ka jääv, aga mis säilib veel selles liikumises? Ja kes ütleb, mis see siis võiks olla? Ülistud, mis asi? Impulsmoment, ülistud impulsmoment, siis ta meil pöörsümmeetriline. Ja siis tuleb see leida ja siis oleks vaja veel midagi siin osakesega teha. Siin võiks teha niimoodi, et leida millise et kuidas, millise kiirusega ta peab siin startima, keskpunktist võib välja saada. V minimaalne, et osake väljuks magnet väljast, väljuks magnet väljast. Ja tema laev on kuu ja mass on M. Aga väljub keskpunktist. Nii et ma arvan, et see võiks olla enam-vähem tehtav teile. Ta on täpselt samamoodi nagu ennast. Tegelikult ma arvan, et päris lihtne. Aga teine ülesanne veel, mis teemale teine? Adiabaatilist invarianti tahaks. Adiabaatilist invarianti. Nii. Teeme adiabaatilise invariandiga niimoodi, et meil elastne pall põrkub siin maapinna peal. Kõrgusele H. Alla. Ja nüüd me hakkame siit ülevalt lähendama plaati allapoole. Aeglaselt, hästi aeglaselt. Ja küsime, et kui ta kõrgus on siin mingil hetkel on ta nüüd omatul meil niimoodi, et see kõrgus on näiteks H 20 koha. Siis millise kiirusega ta siin hüppab? No ja kui ta on nii väike vahemik, siis me ilmselt eeldame, et ta kiirus on enam-vähem konstantne. Aga ta küll natuke erineb kõrgemal ja üleval on ta väiksem ka natukene, aga see on nii väike kõrguste vahemik praegu, et te võite lugeda, et kiirus on igal pool ligikaudu sama üleval ja all. Ja siin on siis samamoodi, et faasi diagramm alguses. Alguses pindala koordinaadid koos koordinaatidega, koos pöördepunktide koordinaatidega. Faasi diagramm lõpus. A ja pindala.
ja vee. Hindale tehakse avaldised, ühesõnaga hindamisel iga etapi eest saab punkte, kui kontroll töös. Ja me võime järgmine kord teeme niimoodi, et seda uhku me lahendame järgmine kord need kõik koos veel läbi, et siis te näete ka, kui hästi teil see kodus välja tuleb. Koduülesannet lahendame järgmise korra alguses. Nii, ja nüüd me läksime jälle õnnelikult üle. Algus muidugi meil selle restardi tõttu ka venis. Loen kohe. Nii, aga paneme kinni ja järgmise korrani. Aga järgmine kord on juba neljapäev. Thank you.